Parimat nahlas seda. Nii, nüüd kohtunikud peavad küll hoolsad olema, et seda mängu käest ja nüüd on eemaldamist julgelt, see läks nüüd küll pahasti. Paasaja läks nokkima, aga Märt kaotas tasakaalu ära ja see on Märdi puhul paha. Ja tegelikult Tartu Vink on kõik püsti, õnneks kõigil on reeglid selged, et alast välja ei tule, aga siin saab olema see nüüd selle spordi mõttes paha moment, et tegelikult nagu olukorda ei olnudki, et kui me kordusest näeme, aga mulle tundub, et Paasaja mängis selle olukorra algul suuremaks, kui see oli. Ja Märt, kes ise on ka siuke hinge alla minev mees, ei suutnud sellele pingele vastu pidada, et aga äkki me näeme mingi hea korduse siit, et kohtunikud hakkavad otsustama, mis siin saama hakkab. Jaa, just jõudsin mainida, et kohtunikud peavad ettevaatlikud olema, et seda asja siin ohjes hoida ja kohe sisuliselt vist ei jõudnud oma lauset lõpetadagi ja kohe hakkas juhtuma. No nii, Rosenthal selle asja siin ikkagi paratamatult mulle tundub, et hetkel algatab ja no Rosenthal on kindlasti algatab, siis liitub selle olukorraga Bernard ja siis liitub lõpuks ka Tšelks, kes kui siin Tšelks nüüd selle vea saab kas või lihtsalt tehniliselt on tal 4, et tema oleks pidanud sellest olukorrast võimalikult kaugele hoidma. Ja kui siin Stefan Tšelks üritas kohtumise alguses lipsule naha alla pugeda, siis mulle tundub, et Tšelks on sellega hetkel naha alla pugenud ainult iseendale. 53-48, igal juhul Tartu on jõudnud 5 punkti kaugusele ja tõenäoliselt siit nüüd karistused järgnevad. Kohtunikud peavad võtma nüüd väljakul vastu esialgsed otsused, enne kui nad lähevad vaatama videokordusi. Nii et saame kuulata, kuidas iganädalaselt FIBA meistrite liiga tasemel vilistab Mihkel Männiste, tänane vanemkohtunik selle olukorra siin ära lahendab. Ja esialgsed karistused tulevad, siin tulevad ebasportlikud ja nüüd me siis saame Männistet ka kuulda. Tundub, et Kandimaa tahab ka midagi saada. Kõigepealt anti viga Paasole, tavanimiga Rosenthalile ebasport... Kõik tahavad sõna saada. Yes, we can take everything. Okay? Mart, easy. Okay, you stay here. We will go with Martin. Okay, let's go. No, he will stay and watch the ball. So we are going to review. First of all, if this contact first, what was made by green 40 meets the criteria for us post-pelec foul, and then we are going to check physical altercation. Can you play normal speed? Main camera, please. Okay, now go with the baseline camera. Okay, stop now, stop here. So this first contact, this is not playing the ball. This is and this is hard excessive contact. This meets the criteria for unsportsmanlike foul. You agree? I agree. Okay, so let's continue now with the next episodes. So, okay, we have stop now. Stop. And continue play. Continue. Okay. Stop now. So first we have also, like we already reported, blue one unsportsmanlike foul, yes. And then we have green 8 unsportsmanlike fouls, yes. And then we have another player coming in. Go a little bit back. Go back. More back. Stop. Now let's play. Play slowly. Okay, this is number... No, wait, we are watching this. Wait. Number 10 is just going between. He's not pushing, not doing anything. Yes. Now we have... yeah, let's go, play. He's also going in to push. So,
Is it technical or unsportsmanlike foul for you? For me, he made the contact, it's unsportsmanlike. Okay, go back. Okay, play. And Actually, he's not even pushing. He's just going between. I would go with a technical foul on this number. because of foul, he didn't make the push. You agree? Yes, I agree. So, to conclude, we have regular foul for number unsportsmanlike foul for number 14. Then we have unsportsmanlike foul for number 1. So these two already cancelling each other. Then we have number 8 from Tartu with unsportsmanlike foul. And then we have also number 1, number 3 coming in, but it's technical. It's technical or it's also contact. So if it's a contact situation, we can go, it's unsportsmanlike, it's evens up, and then we continue with the inbound. Inbound for Talau. Yes. So, and this is also second, this is, we already have technical foul and number 3 and he's, and he's out. He's out, yes. Okay? Even if it's second technical, he's going out. Yes, absolutely. So you agree with this? I agree. Okay. I agree. So thank you. So we have first number 40 unsportsmanlike foul. Then we have number 1 unsportsmanlike foul. Then we have number 8 unsportsmanlike foul. And then we have number 3 unsportsmanlike foul. Oh, yeah. If käes unsportsmanlike. I know, he's out. Okay. Ma võin eesti keeles teile rääkida veel. Ühesõnaga, mis me räägime, kõigepealt Paasoi viga oli hard aggressive contact, läheks lihtsalt lööma, see oli ebasportlik viga. Rosenthali tegevus, ebasportlik viga, need 2 taanduvad ära. Siis tuli number 8, lükkas, ebasportlik viga. Ja siis tuli Tšelk samamoodi, lükkas uuesti number 8, see on ebasportlik viga. Kõik taanduvad, meil jääb külje out teile. Ja lisaks sellele Chelsea'l on tehniline ebasportlik tabel. Ja. No nii, palju segadust, palju vaatamist, palju otsuseid. Üks on kindel, Stefan Chelsea mäng on mängitud. Nagu ma mainisin, see mees tahtis mängu alguses lipsule naha alla pugeda, aga tegelikult puges naha alla ainult iseendale. Nii et mees, kes on saanud nii tehnilise kui ebasportliku, peab minema dušikasse. No, samas muidugi Chelsea läks oma tiimikaaslast kaitsma, eks need asjad elus maksavad ka muidugi midagi. Ja praegu oli päris huvitav peakohtuniku Männiste või siis vanemkohtuniku, nagu see õigesti on öelda, et see otsus, et siin see korduses seda Paasoja esialgset viga, et tõlgendada, et ta läks külje pealt niisama lööma, et kohe ebasportlik, et see oli minu jaoks üllatus. Ülejäänud tundus väga loogiline minu jaoks, et see ei ole midagi teha, kui käib siuke rüselusi, siis tegelikult peab need karistused määrama, et siukest asja juhtuks. Ega sellises nagu ärevas momendis, kui on vererõhk kõrge, võib igast asju juhtuda, et seal ei puudu palju, et läheks ka päris löömaks, et praegu oli lihtsalt lükkamine, aga Rosenthalile 3. viga, Bernardile 3. viga, Paasile samuti 3. viga, Chelsea mäng on mängitud.